kuulate saadet. Kõigile nendele õpilastele, kes tunnevad, et päris hästi koolis ise hakkama ei saa, on teised suuremad ja targemad õpilased teinud firma, et neid aidata koolis järje peale. Tere, Anette ja Joan! Tere! Tere! Kuidas on selle toreda firma päris nimi? See nimi on siis Student Network. Ja millega see firma täpselt tegeleb? Õpiabi vanematelt õpilastelt, meilt endilt 11. klassi õpilastelt noortematele õpilastele. See on siis põhikool, et 1.–9. klass. Ja millega te abistate? Erinevalt, et põhilised on kindlasti reaalained, kuna nendega on kõige rohkem probleeme, aga ka kui keeltes on abi vaja, siis me aitame ka nendega. Kus koolis te ise olete? Tallinna 21. koolis. Ja kõik firma 4 liiget on ühest koolist? Just, me oleme klassikaaslased. Ja abi pakute kõikidele koolidele Eestis? Põhimõtteliselt meil on Tallinn, aga võimalus on, et ka väljaspoolt, et näiteks me oleme ühe korra ka Skype'is osutanud abi. Kas te võite tuua mõne näite, kuidas on toimunud need niisugused abi andmised? Näiteks mina käin iga nädal esmaspäeval ühe tüdruku juures matemaatikat õpetamas, aga tavaliselt on meil niimoodi, et meiega võetakse siis ühendust ja me lepime selle aja ja koha kokku ning siis see kestab umbes tund aega, tavaliselt on nii. Ja siis kui on vaja uuesti abi, siis helistatakse uuesti, et tegelikult see ei ole selline järjepidev, aga on soovi, et külastaksin ka siis iga nädal. Aga on teil ka tagasisidet, kas sellest niisugusest abist on ka abi? Minul on näiteks mitmed õpetajad öelnud, et see on väga tore ja meile Vestolmi õpetaja saatis kirja, et väga tore ettevõtmine ja me sooviks panna teid enda koolilehte. Et teil on nagu pigem selline kiirabi, et kas vahetult enne eksamit või vahetult enne kontrolltööd keegi saab helistada ja kui ta ise enam mitte midagi aru ei saa, et on täiesti puntrasse jooksnud, siis te saate nagu kiiresti selle 1 tunnise järje peale aitamisabi teha. Ja just tegelikult oligi niimoodi, et ühel 6. klassi poisil oli järgmine päev kontrolltöö ja siis ta võttis minuga Skype'is ühendust, me tegime selle tunni ära, ta sai kõik täiesti hästi aru ja kontrolltöö läks hästi. Suurepärane. Nüüd hakkavad varsti tulema kõikvõimalikud eksamid kevadel, siis võib teil väga kiireks minna, sest enda eksamid tuleb ju ka ära teha. Jah, seda on tundnud tegelikult, et kõige rohkem meil ongi kliente 9. klassis, et neil hakkavad eksamid tulema. Ja ma arvan, et ka tänu sellele on meil kõige rohkem kliente 9. klassist. Aga kas on olnud ka lausa 1. ja 2. klassi õpilasi? Üks 2. klassi õpiline tahtis inglise keelt õppida, aga muidu enamasti on ikka 5.–9, kuna need 1.–4. klass siis saavad vanemad ise abistada, et see ei ole nii raske veel. Tänapäeval peaks just nimelt see internetipõhine läbi Skype'i õppimine tegelikult kõige suuremat turgu hakkama pakkuma. Jah, siiamaani on meil tegelikult olnud ainult selline kokkusaamine, et siis on ikka paremini seda, õpilane saab paremini aru, õpetaja oskab paremini seletada, aga ka läbi Skype'i on kõik täiesti võimalik. Ja ilmselt on sellisel juhul, kui teie abi on juba palutud, siis on inimene ise, see noor õpilane on ise huvitatud, sellest asjast ei toimu nagu koolitunnis, et pöörad selja ja kõrvad lukku, et õpetaja räägib igasugust jama, aga nad on aru saanud, et tegelikult on vaja niisuguseid järeleaitamistunde, on ju nii? Vahel on lihtsam jah, et kui üks ühele personaalselt õpetada, et kui klassis niimoodi, siis võib tähelepanu hajuda ja muud asjad, et võib-olla ei julge küsida, aga kui personaalselt niimoodi õpetada, et siis on võib-olla lihtsam aru saada. Kas te olete väga head õpilased, et saate praktiliselt igas aines kaasa aidata? No põhikoolis olime me päris head õpilased, jah. aga selles mõttes, et meil on hinded täiesti korras ja ütleme nii, et klassi nagu pigem tipus. Aga kuidas te sellise firma asutamise mõttele üldse tulite, kas see tuli lihtsalt lambist või keegi soovitas? Meil oli niimoodi, et eelmine aasta oli meie koolis õpilasena Sokmi, kes siis tegid mobiilisokke ja nad siis võitsid selle võistluse ära, mis siin Eestis toimus, said ka peaministriga kokku ja presidendiga isegi, et oma neid sokke promoda ja käisid Euroopas võistlusel, neil läks väga hästi, siis see meid inspireeris. Ja siis me suvel hakkasime mõtlema, et peaks ka õpilasfirma tegema nüüd kooliaasta alguses ja siis tulime mõttele siis, et õpetada, pakkuda teenust, et õpetada neid põhikooli õpilasi. Aga kummaga te tahate rohkem kokku saada, kas presidendi või peaministriga? Ma arvan, et presidendiga, aga ma ei tea, kui võimalik see on. Et
aga kui nüüd lähemalt rääkida, kuidas teiega kontakti saab? näiteks meili teel või Facebookis, et meil on meil studentnetwork@hot.ee ja Facebookis on ka täpselt lihtsalt meie õpilasfirma nimi, Student Network. Aga mis see maksma läheb näiteks, ma tahan, et minu 7. klassis õppiv poeg, ma ei teagi, ta ei olegi ühes aines vilets, et no te õpetaksite kujutame ette, et ta on matemaatikas vilets. jah, kujutame ette, see on täitsa ettekujutus, aga võtan ühendust, palju see maksma läheb? see oleneb, et meil on niimoodi, et meil on õppekorrad, mitte õppetunnid, ehk siis me õpetame talle see teema tõesti selgeks ja see läheb maksma 3 eurot. Et meil ei ole puhtalt kindlat aega, et 45 minutit ja läbi, et jätkame järgmine kord, kui tahad. Midagi sellist ei ole. Ahaa, et kutsun 9 õhtuks kohale ja nii kaua, kui asi selge on, nii kaua see 3 eurot ka jookseb. Nii meil on praegu olnud. Et siis kõik oleneb tegelikult ju sellest, et kui head te ise olete, et kui kiiresti te selgeks teete õpilasele. jah, praegu on keskmine selline tund aega, maksimum 2 tundi, et rohkem me ei ole seda õpetanud. Ja sellega ajaga on kõik saanud nagu asjad selgeks? Jah, vahel on ka kiiremini läinud tegelikult, ühe korra mul läks endal 20-25 minutit, midagi sellist, et mis aines oli? Kiiremini, eesti keel. Jah, et see oli tegelikult väga hea õpiline ka, aga ta lihtsalt tahtis üle kontrollida, et ta oli poolveneline, siis ta ei olnud enda võimetes kindel, et tahtis üle vaadata, et kuidas see on. No tihti inimene saabki ise sellest koerast üle, aga koera sabast enam väga hästi ei saa, et siis on sellist viimast tõuget tarvis, et üle lükata. Aga me loodame, et see ei hakka teie enda õppeedukust mõjutama. Eks õpetades õpid ka ise kindlasti väga palju. Ja saab korrata niisuguseid asju, mida võib-olla on meelest läinud ja mida on gümnaasiumi lõpueksamitel jälle vaja. Just. Kas selle aastal teete juba mõne riigieksami ka ära või jätate kõik järgmiseks aastaks? Mina teen sellel aastal geograafia. Sama. Varsti on siis riigieksamid ka ukses ja 20. jaanuariks peavad kõik ülejäänud ära valima, kellel veel valimata on. Endast vanemaid siiamaani ei ole tulnud õpetada? Ei, me siiski nendele ei keskendu, et neid teema, et nii head me ka ei ole. Aga et jah, et sellepärast me põhiliselt keskendumegi 4.–9. klass. Selge, suurepärane, edu teile ja aitäh! Aitäh!